Tervist, head kogudusekaaslased! Ma valmistasin ette Jaani juttu juba mõned ajad tagasi, aga see kuidagi lükkus tänasesse emadepäeva ja ma ei tea, kuidas ta siia sobib. Teemaks on plank, ajalehekiosk ja telefoniputka. Minu esimene mälestus. Mulle on usaldatud viia kiri postkasti. Olin siis vast 2-3, võib-olla 4-aastane. Pidin ohutult ületama autoliiklusele toona avatud 21. juuni tänava, tänaseks Rüütli tänava, panema kirja postkasti ja ohutult naasma koju. See mäletan, oli päikseline päev, kõik see tundus nii lihtne, nagu käkitegu. Kui ma postkastini jõudsin, nägin seal tohutu suurt kiili. Minust jäi see kiri sinna panemata. See postkast on siit mõnekümne meetri kaugusel. Tollase postimaja ukse peal, praegu on seal spordimuuseum. Minu esimene kodu oli siit üks tänavavahe Raekoja platsi poole ja loomulikult ema jälgis väga tähelepanelikult mind aknast, mida ma tegin. Selles majas veetsin ma oma esimesed 5 eluaastat. Mu ema oli emakeeleõpetaja Tartu 8. keskkoolis. Ta töötas väga pühendunult, usutavasti mingil määral ka tulemuslikult, sest et näiteks vähemalt ühe tema tollase õpilase loometööd hilisemast ajast on minu raamaturiiulis lemmikkohal. Ja ema pikkadel tööpäevadel kanseldas meid vanaema, kes ei olnud ka eriti kaugel Raekoja platsi ääres selles viltuses majas. Ja üks minu lemmikmängumaadest oli botaanikaaed, kuhu vanaema mind alati viis. Ja seal sai joostud võidu hästi kiirete kilpkonnadega ja ratsatatud nende metsikute hurtade seljas. Pärast ma tean, et hurdad olid pronksist, nad on sealt kadunud, võib-olla kilpkonnad on alles, nad on ju pikaealised loomad. Ja tee sinna botaanikaaeda viis meid mööda Anton Hansen Tammsaare nimelisest esimesest keskkoolist. Minu vanaema ütles, see on Treffneri kool. Treffnerid olid meie pere hõimlased. Vanaema tädi oli abielus Hugo Treffneriga, mitte härra Maurusega, vaid Mauruse onu pojaga ehk siis hilisema direktori Konstantini vennaga. Ja tädi Haidal ja Hugol oli poeg Heino, kes põgenes sõjajalust Rootsi või õigemini sõja lõpul. Ja kui Haida tädi Mattis oma mehe, kirjutas ta hauakivile lisaks enda nimele ka Heino nime. Ema siiralt uskus, et ta näeb oma poega ja vähemalt viimses rahupaigas saab tema kõrval lebada. Nii ei läinud. Heino viimane kiri, mis on vanemast jäänud, on see, kus ta tänab vanaema oma ema matmise eest ja palub hoolitseda hauaplatsi eest. See on minu seos, mis mind seob ja ma olen püüdnud sellest ka hoolt pidada. Vanaema rääkis Treffnerite perest ja sellest koolist väga heal meelel ja põhjalikult. Edasi liikudes jäid meie teekonnale kõrge plank, ajaleheputka ja telefoniputka. Vanaema ei rääkinud nendest suurtest varemetest, mis seal plangu taga oli, ega nende tähendusest. Ja ma ei tea, miks. Ma võin vaid aimuta. Vanaema abikaasa Valter, ehk siis minu vanaisa, keda ma pole kunagi näinud, suri kahtlastel asjaudel 40 aasta juunis ja vanaema jäi kasvatama üksi 2 last. Ta oli Elleri muusikakoolis õpetaja, klaveriõpetaja, kus ta lasti lahti seoses tema usuliste veendumustega, mida ta ilmselt siis andis ka õpilastele edasi. Ma armastasin oma vanaema väga ja meil olid väga usaldusväärsed suhted, aga tõesti, ta õpetas mulle kõike ja rääkis kõigest, aga usu küsimustes, religioonist ta hoidis ennast tagasi. Seal oli nagu mingi piir, nagu mingi plank oli seal vahel. Meie pere kolis Tallinnasse, vanaema lahkus siit ilmast. 83. aastal tulin ma tagasi Tartusse ülikooli arstiteadust õppima. Arstiteaduse esimese kursuse üheks moraalseks kroonijuveeliks on koljuarvestus. Ja seda tõenäoliselt ei ole keegi suutnud sooritada ainult raamatust deskriptiivselt lugeda. Ikka kasutati mulaaže ja ehedaid koljusid.
Neid pärandati vanematelt kursustelt noorematele ja väidetavalt need pärinesid siit Jaani kiriku plangu tagant. Ülikooli esimene erakorter oli siin teisel pool Jaani kirikut, sisehoovi avaneva rõduga majas, kust oli vaade siis ka sinna plangu taha teiselt korruselt. Ma seal mingeid koljuhunnikuid küll ei näinud, ega ma seal uurimas ka ei käinud. Aga tänava ääres püsisid ajalehekiosk kui ka telefoniputka. Telefoniputka, millest koju emale Tallinnasse helistada ei saanud. Selleks tuli minna kaugejaama, tellida kõne ja siis ühendati Tallinnaga. Siis vist taas mind elu sünnilinnast kaugeks eemale ja 2024. aasta jõulude ajal asjaolude kokkusattumusega veetsin ma selle Tartus ja nagu kombeks on, otsustasin tulla kirikusse. Ja tulime siia Tartu Jaani kirikusse. Telefonid olid meil kõigis taskus, sellepärast seal ei olnud enam telefoniputkat, telefonidest sai ka ajalehte lugeda, ei olnud ka ajalehekioskist, polnud ka planku. Jaani kirik nägi välja ilus ja võimas, helisised kellad, sees oli soe, tulvil inimesi, paljud neist olid tuttavad, mõned sõbrad ammusest. Õpetaja rääkis sellest, mida ma tegelikult ise 50 aasta jooksul isekeskis olin mõelnud. Ja ma tundsin, et minu sees hakkab lagunema mingi plank. Mullu suve lõpul läksid lahku meie maised teed minu emaga. Kurbus ja soov mõtiskleda, kuulata orelit ja jumalasõda tõi mind taas Jaani kirikusse. Koguduse liikmete, ka võõraste rahusoovid ja toetus aitas mind sel hetkel väga. Ma olen teile väga tänulik. Soovin teile kõike head ja ärge täna unustagem oma emasid. Nad ootavad meid alati. Olgem koos nendega, kas mõtteis või ilmsi, või vähemalt helistage neile. Selleks pole vaja otsida telefoniputkat ega minna kaugejaama. Aitäh!